donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene. Tere hommikust! Täna on siis 6. juuni. Vihma sajab meil siin. Ja ma ei tea, nüüd jäi vait, vaata. Lasti hommikul kohe sünnipäeva muusikat mulle siit kõlarist. Tere hommikust! 7. juuni on kätte jõudnud ja neljapäevane päev. Ja meie siis oleme tulnud Temanovska jääkoobaste juurde. Hakkan filmima ja siis ta mingi aja pärast ütleb mulle, et lasen tal natuke filmida. Tere! Meil on uus videokaart. Vaatame, kas toimib. Vana kaardiga läks millegi pärast nii, et tekkis mingi error ja me üritasime seda ikka igatepidi siin tööle saada, aga ei saanudki. Ja nüüd siis ostsime uue, et loodetavasti äkki ehk on see siis lahendus, et saame ikkagi videot edasi teha. Sest et vahepeal on juba mitu päeva vahele jäänud, et täna on nüüd juba 8. juuni, reede. Ja praegu ma olen siin koduaias, see on proovikatsetus, siis proovivideo. Et viimati ma filmisin siis 5. vist, see oli teisipäeval. 6. me käisime, 6. me ei käinudki kusagil, 6. me olime kodus, puhkasime, et selles mõttes ei olnudki nagu väga midagi erilist filmida. Tegime õhtul grilli ja käisime linna peal natukene ja muud ei midagi tarka. Uue trikoo ostsin omale kingituseks ja järgmine päev siis 7. eile, et siis me käisime Temanovska jääkoopas ja Temanovska vabaduse koopas ja selles mõttes ei ole see ka väga suur kahju, et seal filmida ei saanud, kuna esiteks oleks seal liiga pime olnud filmimiseks ja teiseks seal maksis nagu eraldi see foto või video tegemine maksis 10 eurot, ehk siis me fotoaparaadile selle juba ostsime, et ega me ilmselt poleks niikuinii ostnud nii videole kui kaamerale eraldi, et ei ole ka kõige suurem kahju siis, et eile filmida ei saanud. Ja tänapäeval me käisime Rusomperoki kesklinnas, tutvusime ka kohaliku linna eluoluga. Käisime turul, sain siis oma selle aasta esimesed maasikad. Siin kausis nad on. Et on tegelikult Sloveenia maasikad, et ei olegi kohalikud, ma ei tea. Maitse on ikka hea. On nad siis Sloveenia või Slovakkia omad. Ja selles mõttes on tänane päev ka nagu ühel pool, et täna siis ka natuke grillime veel ja homme on siis juba uued plaanid ja uued tegemised. Tere hommikust! Et täna on siis laupäeva hommik, 9. juuni ja meil on plaan minna Liptovska Mara järve ümbruse ringile siis. Aga tundub meid praegu nüüd sellist teed pidi, et mida me ise ka ei tea, kas see on õige tee või mitte. Siin põllu peal peaaegu, mitte peaaegu, vaid ongi põld. Et me vaatame siis, kas see tee viib meid kuhugi, ta nagu näiteks 1,3 kilomeetrit oleks mööda seda minna siin. Siis läheb meil hullemaks. Seda me ei tea, jah, mis siis ees ootab. Vaatame. Mingi küla meid ikka ees ootab. Vaatame. Midagi näitab. Jõudsime siis suure tee peale välja. Mis nüüd on? Ei tea, võib-olla mingi kivi või? Moone on nii palju. Olemegi siis Liptovska Mara ääres
ehk siis seda nimetatakse ka Slovakkia mereks. Ta on tegelikult hästi suur, eks. Me sõidame siin ümber järve, siis on näha nagu rohkem. Aga tegemist on siis tehisjärvega ja asub ta siis Liptovski Mikološi linna lähedal Vahi jõe ääres. Ja oma nime ongi ta siis saanud üleujutatud linna järgi, et kuna ta on tehisjärv, siis kui seda järve ehitati, siis ujutati üle 9 küla ja kõik suuremad maanteed ja need raudtee viidi siis siit natukene eemale. Jõudsime siis Havranoki vabaõhumuuseumisse. Vaatame sisse ja siis lähme mäest üles. Et siin on siis näha need, see on keldiaegne muuseum. Et siin on need nõud näha. Ja edasi me liigume siis mäest ülesse. Et seal on siis seda külaelu ja seda näha, et on majad erinevad. Selle Havranoki vabaõhumuuseumi näol on siis tegemist Slovakkia ühe kõige olulisema ja peamisema arheoloogilise objektiga. Ja siin vabaõhumuuseumis on siis esindatud keltide eluolu 4. kuni 1. sajandil enne Kristust. Et ma vaataks ka siia sisse korra. Üksi siin vaatad? Taha välku teha siin. Ja Liptovi piirkonnas elanud kelte liigitati siis kotiniteks. Nüüd lähme siis sinna mäest üles. Mis see on mingi nagu veski moodi, ta ei ole veski, tiivad ei ole. Värav, sissepääsu värav. Sissepääsu värav lihtsalt või? Ma mõtlesin veski. Ei ole sissepääsu värav. Aga üldiselt arheoloogid on siis siit piirkonnast avastanud jäänuseid siis nii rauaajast kui ka varajasest Rooma perioodist. Ja leitud on siis nii tööriistu, keraamikaid ja mitmeid muid vanu relikviaid. Lisaks on siis leitud ka ohvriande, põletatud ohvriande ja leitud on ka 7 inimese luud, kes ilmselt olid siis religioossete rituaalide ohvrid. Siin Havranoki maa-alal rakendati siis eksperimentaalset arheoloogiat, mis tähendab siis seda, et kõik leiud kaevati välja, konserveeriti ja siis kasutati siis loovalt piirkonna taastamisel. Ilus vaade jälle. Suvehooaegadel siis toimuvad siin ka igasugused vabaõhuüritused, et igasugused mõõgavõitlused ja näidisetendused ja kõik siuke stuff. Selle vaate pärast juba tasub ronida ju. No ükskõik milliste kontsade peal. Siit kaudu vist peaks siis tagasi saama minna. Selline tee siin metsas. Vabaõhumuuseumis on siis käidud. Ja nüüd üritaks seal selle kirikutorni juures veel ära käia. Kiriku tagant väljas, see pilt. Tuleb keerab niimoodi ära. Ta jääb sinna taha, natuke midagi on. Ja.
skuutritega panevad, vaata mismoodi. Nii tasane vesi. Jah. Aga nüüd me siis jõudsime sellisesse kohta, nagu see, mis siin on. See on siis Neitsi Maarja Rooma katoliku kiriku valge torn. Ja see on siis püstitatud sümboliks ümberkaudsete üleujutatud külade auks. See järv on siis ehitatud 1965. kuni 75. aastal ja järve pindala on 22 ruutkilomeetrit. Maksimaalne sügavus on siis 45 meetrit. Ja selle järve peamiseks eesmärgiks on siis ära hoida Vahi jõe üleujutusi, kuid lisandväärtusena see järv siis tänapäeval toodab ka elektrit. Samas on ta tuntud ka tuntud nagu meelelahutus puhkekohana, et siin saab ujuda ja lohesurfarid armastavad siin käia, siin saab telkida. Suvel mingil ajal on siin kruiisilaevad, sõidavad ringi. Praegu vist veel ei ole, sest siin see suveperiood algab alles juuni keskpaigast. Ise lootsime ka, et äkki saaks kruiisilaevaga sõitma minna, aga ilmselt jääb ära seekord. Käis ujumas. No lähme jah. Üks päev võib-olla, et saame ise ka siia ujuma tulla, vaatama. Kaljul nüüd me jõudsime niisugusesse kohta, siin on heliport on selle nimi. Siin on mingid helikopterid, tagurpidi maja. Põnev. Lähme uurime, vaatame lähemalt. Kõik on tagurpidi. Siia kopterisse saame ka sisse, nii et lähme vaatame. Ja nüüd siis tagurpidi maja. Vaatame, kuidas siin liikuda on. Võtab nagu kõikuma. See on mingi metsamoori maja. Lähme üles ka või? Vaatan, kui astud trepi peale, trepp on õieti. Trepp on õieti? Siis kohe kaob ära see tunne. Jah. Ma sattusin kööki vist. Näed, ühed istuvad laua taga, söövad. Kas meil Tartus see maja on valmis ju? Ja seal me ei ole käinud. Oi. Vanni ei taha minna. Siin on kabinet. Keegi karjub siin. Simpsonid.
park ja siis teine oli park. Väga äge oli siin. Meile meeldis väga. Liigume edasi. Sõidame siin praegu Liptovski Mikulaši külas. Ja mõte on, et vaatame, kuidas vihmaga on, et äkki jõuame käia loomapargis veel ära. Aga samas ilm on siuke ähvardab ilmsesti vihma, et kui nüüd ikkagi sadama hakkab, siis me ilmselt jätame selle loomaaia täna ära, aga vaatame, mis ilm toob. Ja siis loomaparki. Ja loomi ka on või? Kuurid on. Niuksed nunnud ja kohe siia juurde toodi meid. Neid vist katsuda ei lubata, aga väikesed alles. Kiisud magavad. No, niimoodi kui. On mõnus, jah? Tuul on nii suureks tõusnud, et ilmselt siin hakkab kohe varsti satama. Nende juurde, lõvikutsikate juurde. Vaata, need on harjud, et midagi antakse keegi, kui kannab. Ja, kohe tulevad juurde. Nii nukralt istub. Kuule, piisab, kui teid esimesed juba. Tule. See pääseb kõikidele loomadele ligi. Aga ta selleks ongi sookontakt, vaata, et sa saad nendega kontakti. Et siin võid kohe juurde minna ja järjekord on ainult. Ai, kui äge. Kahju ainult, et siin sadama hakkab. Silita teda. No läheb ära juba. Tal on nüüd täitsa kiisude juures. Teraz vážia približne tých 20-25 kg, potom ako dospelý on bude mať 250 a on na tých 100. Loomapargis sai siis nüüd käidud. Jõudsime napilt siukse suure vihmaga tagasi autosse. Meeletult hakkas sadama. Nii nagu siin ongi, et lõunast umbes hakkab sadama ja siis sajab mingi aeg. Ei tule ka tööd. Ja nüüd siis võtame suuna kodu poole tagasi, et ilmselt käime veel korra poest läbi ja tänane programm on siis sellega läbi. Aga äge oli, hästi kiht. Siin on veel see sama heliport, kus me enne käisime. Tee ääres. Ja nüüd siis kodu poole. Tahtsin näidata, kuidas vihma sajab siin niimoodi on piiran. See auto natuke segab ees. Ei sega. Ta jääb ikkagi päris hästi on näha. Äge ju. Praegu siin ei saja, aga ilmselt sinna jõuame varsti nagu kardini eest täiesti. Kohe oleme selles vee sees. Ja, siis hakkab sadama. Ja sajabki siis juba. Siin on juustupud ka. Siin müüakse seda
kitsejuustu ja siin natuke maad edasi on veel üks putkas, kus müüakse ka kitsejuustu ja igasuguseid erinevaid vorste, et me käisime ise ka ossimised vorste. Meil on siis jälle uus päev kätte jõudnud ja oleme siis tulnud Sväti Krissi külla. Ja siin on siis puidust protestantide evangeelne luterlik kirik, mis on siis, mis ta oli siis, üks suuremaid puitehitisi kogu Kesk-Euroopas. Mahutab kuni 6000 inimest ja kirik ise on siis oma põhiplaanilt, ta oli 43 või 34 43 meetri suuruse ristikujuline. See kirik siis on oma praegusele asukohale toodud Palutsa külast 1974. kuni 1982. aastal. Seal kirikus sees asub siis tähelepanuväärne barokkstiilis puidust mööbel ja altar ning lisaks on seal siis maal Kristuse ülestõusmisest, mis pärineb 1693. aastast, inspireerituna aukartusest siis Kristuse vastu. Ja seda puidust kantslit toetab siis unikaalne barokkingel, mis siis mõjub tähelepanuväärselt nii visuaalselt kui ka akustika osas. Ja autoriks on siis Puusepp Jan Lerch. Ei ole päris kindel, kas sees filmida tohib. Et ukse peal tundub, et on märk, et ei tohi. Aga vaatame. Käisime siis kirikus sees ära ja nagu arvata oli, seal filmida ei tohtinud. Ma mõned salakaadrid üritasin siis ikkagi teha, aga üldiselt valvati meid kulli pilgul, et ma eriti ei saanud seal niimoodi oma volitseda. Aga kirik on muidugi äge, jah, seest suur ja see altar oli hästi kihvt, et seda kahjuks ei saanud üldse ei pildistada, ei filmida. Ja orel oli ka teisel pool. Ja orel, jah, et need on hästi kihtid. Kahju, et ei saanud. Seal need klaasist osad, mis need koori lauljatele, need tribüünid nagu on, need olid Veneetsia klaasist, siis neid ma vist natuke sain näidata ka, et soe on väljas. Väga soe. Aga nüüd on siis plaan meil liikuda veel Lužanski kose juurde, lähme vaatame, kuidas see kosk välja näeb. Ja oleme siis jõudnud nüüd Lužki külla, Lužanski kose juurde. See Lužanski kosk on sellepärast märkimisväärne, et ta asub otse keset küla, on 12 meetri kõrgune ja ta on siis tunnistatud selle Slovakkia keskkonnaministeeriumi poolt rahvuslikuks pärandiks. See Lužki küla ise, kus ta asub, see on tegelikult spa külaks nimetatakse, et see küla pidi spaasid täis olema. Aga niisugune lägev kaskaada, veekaskaad.
kohalikud pompsid siin. Mõnel on lõbu laialt muidugi. Koer on nii lõbus on koeral. Koer on nii vaimustatud. Jaa, äge. Tulime siis nüüd sellisesse kohta nagu Protsjeska Dolina org. Siin peaks olema siis nagu matkarada, mis on 4 kilomeetri pikkune. Ma ei tea, kas me seda nüüd kõike läbime, aga natukene ikka jalutame, vaatame, siis ümbrust ilm on ju hästi ilus. Aga et see Protsjeska Dolina org asub siis Lomno ja Prošesne mägede vahel. Milline neist milline on, seda ma muidugi ei tea. Aga ja ma ei usu, et me seda välja ka mõtleme. Mingid kirjad. Siin on mul kirjas, et läbi oru juhatab sinise märgistusega matkarada. Ja hiljem tuleks siis puudutavate fakti. Sinise märgistusega on, ma ei tea, kus see sinine märgistus on. Tea, kas siit hakkab see sissepääs siis orgu või? On see juba 300 meetrit? Minu arust küll. Jube kihta. Sellised teerajad siis siit tuleb minna. Päris äge ikka. Tõeliselt äge. Vaata siia ka siis. Tõsiselt. Selliseid siniseid märke peame siis jälgima oma tee peal. Mööda selliseid teid me siis siin nüüd ronime. Kas need kuhugi välja ka viivad, seda me ei tea. Nüüd võtsime siis suuna tagasi siit metsa vahelt, et juba tund aega matkasime edasi, tund aega tuleb tagasi ka veel minna, nii et mõtlesime, et aitab küll, et nüüd lähme siis tagasi.